Tere tulemast tagasi! Mina olen Kristiina Treial ja järgmiseks vaatame teiega koos kiusuennetuseks vajalike turvaliste ja hoolivate suhete loomise võimalusi ja põhimõtteid nii klassiruumis kui ka koolis tervikuna, ehk siis mida õpetaja võiks või peaks tegema selleks, et klass toimiks ühise kokkuhoidva meeskonnana, kus igal õpilasel on olla turvaline. Me räägime suhetest klassis. Ehk siis klassiruum on nüüd selline noore inimese sotsiaalseks arenguks vajalik väga-väga oluline kontekst, kus ta on sunnitud olema koos suurema hulga oma eakaaslastega. Eakaaslastega, kellel on võib-olla ka sotsiaalsete ja endaga toimetuleku oskuste osas tase umbes samasugune nagu temal. Ehk siis see on väga rikkalik kontekst ja väga suuri arenguvõimalusi pakkuv kontekst. Me räägime õpilaste omavahelistest suhetest, aga vaata, et samavõrra tähtsad või isegi tähtsamad on õpetaja ja õpilase vahelised suhted. Eriti kui me räägime turvatundest, austusest. Me saame vaadata häid, hoolivaid, toetavaid, lausa sõprussuhteid, aga paratamatult praktiliselt igas grupis, igas klassiruumis on ka selliseid olukordi, kus üks või teine inimene teisele võib-olla nii väga ei meeldi, kuni siis selleni välja, et võivad kujuneda ka tõsised konfliktid või lausa vaenusuhted. Me saame rääkida tõrjutusest, me saame rääkida ka kiusamisest. Ja mida me uuringutest teame, et kui klassis on ikkagi kiusamine sees, siis see on kogu klassi mure. Ehk siis kogu klass on pinges, stressis, nende suutlikkus õppida on häiritud. Nüüd, mis neid klassis olemasolevaid suhteid mõjutavad või nende kujunemist mõjutavad, mida meil on vaja teada selleks, et me suudaksime panna klassi ühise meeskonnana toimima? Ühelt poolt on hästi oluliseks mõjuriks iga õpilase, kes klassis on, tema iseendaga hakkama saamise ehk enesekohased oskused, aga ka suhtlemisoskused, sotsiaalsed oskused laiemalt ja ka see väärtusruum, mida ta endas kannab. Õpilaste vahel võivad olla väga suured individuaalsed eripärad, puhtalt kas või näiteks sellest, kui emotsionaalne üks või teine õpilane on, aga suhete plaanis võib olla hästi oluline on ka see, kui hästi üks või teine õpilane tuleb toime oma ärrituse või oma käitumise reguleerimisega, näiteks agressiivse reaktsiooni pidurdamisega. Et selles osas lapsed võivad olla väga erinevad. Teine asi, milles lastel võivad olla päris suured erinevused, on nende juba olemasolevad sotsiaalsed oskused ja sotsiaalsed käitumisnormid, ehk siis kuidas midagi tehakse, mis on lubatud ja sobilik ja mis ei ole. Ja enamasti siin taga me räägime siis koduse kasvatuse või ka koduse sotsialiseerimise mõjust, ehk siis millised reeglid, millised eeskujud, millised väärtusnormid kehtivad lapsel kodus. Need tulevad temaga seljakotis kaasa. Samamoodi varasem haridustee, milliseid kogemusi on ta saanud varem lasteaiast või siis näiteks teisest koolist, kust ta on tulnud. Ja näiteks, mida me kiusamise kontekstis teame, et kui laps on eelmises koolis tugevat kiusamist kogenud, siis ka see tuleb temaga koolikotis kaasa ja suurendab haavatavust ka uues klassis, uues grupis kiusamise sihtmärgiks saada. Aga mida me veel teame, on see, et iga lapse eripäradest võib-olla, et isegi suurem mõjutegur on koolikeskkonnal. Mida koolis tehakse, kuidas õpetajad klassis grupiprotsesse, normide kujunemist juhivad. Ehk siis meil võib olla klass, kus on koos väga-väga erinevad lapsed, aga seal ei ole tülisid, seal ei ole kiusamist, sest õpetajad on väga teadlikult juhtinud klassis sõbralike, hoolivate ja sallivate normide kujunemist. Need asjad ei juhtu iseenesest, see on pikk sihipärane töö ja seda ei tee 1 või 2 teematunniga, vaid see on tõesti aastaid kestev sihipärane pingutus. Ja väga oluline võti siin on hoopis ka õpetaja enda enesekohastel suhtlemise sotsiaalsetel pädevustel, ehk siis kuidas õpetaja reguleerib iseenda tundeid, omaenda ärritust, omaenda käitumist, milliseid toetamise võtteid ta kasutab, milliseid konflikti lahendamise, milliseid enesekehtestamise võimalusi ta kasutab. Sest õpetaja on ühelt poolt väga võimas mudel, aga teiselt poolt ka reguleerib otseselt seda, mida lapsed klassis teevad või ei tee. Ja
Kui meil vahel tundub, et olulisem võti on perede käes lapse koduses kasvatuses, siis jah, nad annavad olulise pagasi lapsele kooli kaasa, kuid lapsevanemate käed kahjuks klassiruumi ei ulatu ja vot seal on siis õpetajate tööpõld, õpetajatel väga palju võimalusi. Kui me nüüd räägime lähemalt sellest, mis töötab kiusuennetuses, siis ka kiusuennetus, nagu ka igasugune suhete kujundamine klassis, ei ole ühekordne ettevõtmine, vaid päriselt toimib see, kui kiusuennetus on kogu kooli hõlmav, ehk siis põhimõtted ja tegevuskavad on jagatud kogu koolipere poolt. On sügavalt tähenduslik iga õpetaja jaoks ja väga heas kooskõlas kooli põhiväärtustega, nende väärtushinnangutega, mida kogu koolipere endas kannab ja oma igapäevategevuses esile kergitab. Ning mõjus kiusuennetus on alati süstemaatiline, ehk siis ta sisaldab nii ennetustegevusi kui ka selliseid tõhusaid juhtumitesse sekkumise ja juhtumite peatamise võtteid. Ja ei saa me üle ega ümber sellest, et kiusuennetus on nagu hambapesu. Ehk siis igapäevane kiusuennetus on lahutamatu turvalise õpikeskkonna hoidmise hügieeni osa. Me teeme seda igapäevaselt ja me teeme seda targalt, ehk siis me kasutame selleks sobiliku hambaharja ja hambapastat. Me ei tee kiusuennetust või pese hambaid näpu ja moosiga, mis oleks võib-olla käepärane ja meeldiv, vaid me ikkagi kasutame selleks hambaharja ja vahel võib-olla ka üsna ebameeldiva maitsega hambapastat, sest me teame, et sellest tuleb kasu. Ja samamoodi siis ka kiusuennetuses, et me ikkagi targalt uurime järgi, milliseid pingutusi on tarvis või mõistlik teha järjepidevalt ja süstemaatiliselt, sest see ei ole lihtne, see on päris suur töö. Ja mis siis töötab? Et siin sellel slaidil me oleme kokku koondanud väga mitmetest suurtest kokkuvõtvatest uuringutest soovitusi. Ja ennetuses on oluline see, et oleks kaasatud kogu koolipere, nii õpilased, aga ka personal ja lapsevanemad, ehk kui me edaspidi ka räägime kooliperest, siis me mõtleme sinna sisse ka lapsevanemad. Ja ennetus sisaldab teadlikku koostöö ehitamist kiusuennetuse teemadel kõigi nende koolipere liikmete vahel, ühised sündmused, ühised tegevused, ühised koolitused, ühised infomaterjalid, jagatud infomaterjalid. See sisaldab kommunikatsiooni ja kokkulepete tegemist, näiteks lapsevanemate kohtumistel ja koolitustel, konkreetselt ka meie koolis tehtava esitlemist või siis ka koostöökokkulepete tegemist olukorras, kus toimub kiusamine. Näiteks kui kooli kodukorras on juhtumitesse sekkumise punktid kirjeldatud, et siis ka lapsevanematel on need selgelt kommunikeeritud, et see info on kohale jõudnud. Hästi oluline ühine harimine. Õpilaste süstemaatiline harimine, näiteks pannakse kiusuennetustunnid õppekavasse kooli sisse, aga ka väga väärtuslik on lapsevanemate koolitamine kooli poolt, seda on lausa eraldi uuritud. Ja on leitud, et kui kool korraldab lapsevanematele kiusuennetuslikke koolitusi, siis sellel on 2 väga suurt efekti. Esimene efekt on see, et lapsevanemad on ise palju teadlikumad, mida teha siis, kui nende laps puutub kiusamisega kokku, ja palju suurema tõenäosusega osutuvad ka kodu poolt siis tõesti toetavat abi, aitavad oma last. Ja teine efekt on see, et kui see harimine on tulnud koostöös kooliga või kooli poolt, siis on ka lapsevanemad hindamas kooli kui ekspertpartnerid palju kõrgemalt ja tulevad ka mure korral kooliga palju paremini koostööd tegema. Ehk siis ootus, et kool aitab juhtumeid lahendada, on palju-palju suurem ja nad on ise valmis palju rohkem ka koostööd pingutama. Ja ennetuses veel üks võti on kooli keskkonna kujundamine ja siin me mõtleme nii füüsilist keskkonda, millest me kohe lähemalt räägime, kui ka siis sotsiaalset, kultuurilist keskkonda. Aga ennetus on ainult üks tahk ja teine väga oluline tahk on juhtumitesse sekkumine. Ehk siis kes mida teeb siis, kui on kiusamisjuhtum ilmsiks tulnud. Kes keda millisel moel teavitab, kes milliseid samme astub, millised on võimalused. Et siin kursusel me vaatame näiteks lähemalt ka seda, milline võiks olla juhtumitesse sekkumise astmestik igas koolis. Oluline on see, et kõik osapooled teaksid neid samme. Oluline on see, et need reeglid oleksid ühiselt kokku lepitud nii õpilaste, koolitöötajate kui lapsevanematega. Ja oluline on see, et koolitöötajatel oleksid olemas vajalikud oskused, mille abil siis kiusamisjuhtumeid lahendada. Näiteks konkreetsed juhtumite lahendamise protseduurid on olemas koolis.
Ja kõiki neid erinevaid komponente, mis siin slaidil ühte kokku on kokku pandud, me ka järgneva kursuse jooksul lähemalt uurime. Kuna praegu siit slaidilt on juba näha, et kõik see pingutus on päris mahukas ja eeldab päris palju koostööd ja päris palju tegutsemist iga koolipere liikme poolt, siis hästi oluline on ka see, et tõhus kiusuennetus sisaldab ka hindamist, analüüsi ja refleksiooni. Ehk siis koolis võiksid olemas olla omad süsteemid, kuidas regulaarselt saada tagasisidet selle kohta, kuidas õpilaste vaates kiusamisega läheb ja just nimelt õpilaste vaates, sest õpetajad paraku ka kõige parema tahtmise juures ei oma täielikku ülevaadet koolis olevast kiusamisest. Ja tuleksid ka need koostöövormid, kus siis olemasoleva olukorra peegeldust ühiselt analüüsida ja sealt siis järgmisi tegutsemissamme kavandada. Ja järgmiseks me vaatamegi lähemalt, millised on koolides turvalise füüsilise keskkonna kujundamise võimalused.